Avalikustatakse vandenõu, mille eesmärgiks oli röövida ja rünnata mitte ühte, vaid 2 kuninglikku printsessi ning väidetav ründaja ilmub täna kohtu ette. Prokuröörid ütlevad, et kahtlusaluselt leiti salapäraseid märkmeid, sealhulgas printsesside nimed ja sõna veresaun, samuti 2 kirvest, millele oli graveeritud natsipropaganda. See on skandaal, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Sierra Gillespie. Meie jaoks pole siin saates skandaal, inimröövid ja rünnakukatsed midagi uut. Kahjuks käib see sellise saate juurde. Aga harva tuleb mul arutada natside propagandat koos mõrvaplaaniga, kuid just see ootab meid tänases episoodis. Ja need üksikasjad on tõesti kummalised ja hirmutavad, tõestades taas, et tõde on kummalisem kui väljamõeldis. Tänane skandaal viib meid madalmaadesse, kus 2 noort printsessi olid võimaliku röövimise ja võib-olla isegi mõrvaplaani sihtmärgiks. Niile, kes ei tea, elab Hollandi kuninglik perekond madalmaades. Selle dünastia ametlik nimi on Oranje-Nassau dünastia, mida vahel kutsutakse lihtsalt Oranjedeks, ja sellesse perekonda kuuluvad need liikmed. Seal on kuningas, 59-aastane Willem Alexander ja tema abikaasa kuninganna Maxima, kes on 54-aastane. Koos on neil 3 tütart. Seal on 22-aastane printsess Katariina Amalia, 20-aastane printsess Alexia ja 19-aastane printsess Ariane. Ja siin on midagi väga olulist, mida tuleb tähele panna. Printsess Katariina Amalia on troonipärija. See tähendab, et temast saab tulevane kuninganna. Mitte miski ei saa takistada tal kuningannaks saamast, välja arvatud juhul, kui ta otsustab troonist loobuda. Järgmine troonipärija pärast teda on tema õde, printsess Alexia. Ja just nendele 2 printsessile keskendume me täna. Ja seda seetõttu, et nad olid väga kurja vandenõu sihtmärgiks, mis õnneks nurjati enne, kui see jõudis teoks saada. Siin on, mis juhtus. Veebruaris arreteeriti 33-aastane mees nende 2 vanema printsessi röövimise ja ründamise katse eest. Meil ei ole selle mehe nime, kuna Hollandis kehtivad privaatsusseadused. Räägin sellest intervjuu ajal lähemalt. Aga me teame, et ta on 33-aastane ja ta ilmus täna kohtusse. Associated Pressi andmetel arreteeriti see mees Haagis, mis on suur linn Hollandi Põhjamere rannikul. Kuigi Amsterdam on pealinn, on Haag ilmselt olulisem riigi igapäevase juhtimise seisukohalt. Tema arreteerimine toimus juba veebruaris. Me ei tea täpselt, mis päeval või kuidas ta vahele jäi. Jällegi, kuna Hollandis kehtivad privaatsusseadused, pole palju sellest teabest veel avalikustatud. Ja me süveneme kõigesse sellesse intervjuu käigus. Aga siin on see, mida me teame. Sellel kahtlusalusel leiti hirmutavaid märkmeid. Pole täpselt teada, mida need märkmed ütlesid, kuid seal olid mõlema printsessi nimed koos sõnaga veresaun. Ja kui see kõik polnud juba piisavalt hirmutav, mis muide ongi, siis leiti tal ka 2 kirvest. Jah, kirved. Ja kirveste peale olid uuristatud õõvastavad fraasid. Ühel kirvel oli nimi Alexia ja sinna oli uuristatud sõna Masada, mis on Iisraeli luureagentuur. Teisele kirvele oli uuristatud fraas Sieg Heil, mis oli endine propaganda hüüe, mida kasutasid natsid, kes järgnesid Adolf Hitlerile. Kõik see on tõeliselt hirmutav, kuid ometi suudeti seda kuidagi kuid hoida saladuses. Alles 27. aprilli kuningapäeva pidustustel tuli kogu see uudis avalikuks. Kahtlussalune peab täna kohtusse ilmuma ja taaskord me ei tea endiselt, milles teda süüdistatakse ning selle salvestuse ajal pole meil isegi teavet selle kohta, mis istungil toimus. Aga me teame, et see ei ole esimene kord, kui vanim kuninglik tütar on sellise terroriga silmitsi seisnud. New York Posti andmetel kavandati sarnast vandenõud juba 2022 aastal, kui printsess Katariina Amalia käis Amsterdamis ülikoolis. Väidetavalt juhtus see jõukude ja endise Hollandi peaministri koostöös. Nüüd teatas Post, et kuninglikud võimud tabasid pealt jõukude liikmete ja selle endise peaministri vahelise suhtluse, kes tol ajal töötas NATO peasekretärina. Oma turvalisuse huvides viidi printsess Katariina Amalia Amsterdami ülikoolist ära ning ta pidi lahkuma ka üliõpilaselamust, kus ta oli koos sõpradega elanud. Seejärel oli ta sunnitud oma turvalisuse huvides üle 6 kuu aja kuninglikus palees õppima. Sel ajal ütles tema ema ajalehele AD, tsiteerin: sellel on tema elule tohutud tagajärjed. See tähendab, et ta ei ela Amsterdamis ja samuti ei saa ta tegelikult õue minna.
2024 aastal tuli ilmsiks, et printsess Katariina Amalia viidi salaja Madriidi, et seal oma õpingud lõpetada. Ta ütles ajalehele Bild, tsiteerin: "Muidugi olid need kummalised asjaolud, mis sundisid mind sinna minema. Olen endiselt väga tänulik kõigile, kes võimaldasid mul seal vabalt ringi liikuda. Seal õnnestus mul leida veidi rohkem vabadust, kui siin võimalik oli." Õnneks olid mõlemad vanemad printsessid pärast selle vandenõu nurjamist turvaliselt, kuid selles loos on veel palju ees ootamas. Seega läheme nüüd intervjuu juurde, et teemasse sügavamalt süveneda. See kõik kokku on tõesti hirmutav. Ma mõtlen, jah, need kaks naist on avaliku elu tegelased, aga tuletame meelde, et nad on alles 2000ndate alguses ja nüüd peavad nad kõige sellega silmitsi seisma. Ma tean, et mul on vaja vastuseid kõige selle kohta ja selleks pöördun ma meie saate sõbra poole. See on rahvusvaheline advokaat David Tefuri. David, tore sind näha. Aitäh, et tulid tagasi saatesse Skandaal. Ja siin on minu esimene küsimus. Nüüd, Ameerika Ühendriikides, kui meil on keegi, keda süüdistatakse kuriteos, siis me saame tavaliselt arreteerimisfoto. Me saame nime, kohtudokumendid. Aga selle juhtumi puhul teame ainult, et see mees on 33-aastane. Meil ei ole tema nime. Kas see on Hollandis tavaline? Ilmselt on see Hollandis tavaline. Hollandis on palju privaatsust kaitsvaid seadusi ja need privaatsust kaitsvad seadused kaitsevad ka kuriteos süüdistatavaid. Ja Holland on väga ettevaatlik, et mitte avalikustada kuriteos süüdistatavate nimesid ja isikuandmeid. Ja Hollandi süsteem on väga suunatud rehabilitatsioonile. Nii et ma arvan, et osa ideest on hoida see mõnevõrra anonüümne, et inimesel oleks võimalus rehabiliteeruda. Ja ma arvan, et sellepärast pole meile selle kuriteos süüdistatava kohta rohkem teavet antud. See on lihtsalt teistsugune kui see, millega ma siin Skandaalis harjunud olen. Tavaliselt on mul süüdistatava nimi olemas. Mul on tõenäoliselt nende Facebookist fotosid. Me teame nende kohta peaaegu kõike. Aga selle juhtumi puhul teame ainult, et tegemist on 33-aastase mehega ja ta peab täna kohtusse ilmuma. Lihtsalt meie vaatajatele teadmiseks, me salvestame seda umbes kell 11:30 ida aja järgi. See toimub muidugi Hollandis, nii et seal ollakse ajaliselt meist ees, aga ma ei ole veel näinud ühtegi teadet selle kohta, mis täna kohtus juhtus, kui ta ilmub. Nii et David, kuna me ei tea tema nime ja ma tean, et sa ütlesid, et Hollandis on need privaatsust kaitsvad seadused, kas sellest kohtuistungist võib veel mingit teavet saada? Kui ta ei tunnista end süüdi ja asi läheb kohtusse, siis saame tema kohta palju rohkem teavet. Ja ka selle kohta, milliseid kaitseargumente ta otsustab kasutada, et kohus leiaks, et ta ei ole süüdi. Okei, nii et see sõltub tänasest. Kui ta ei tunnista end süüdi, võib tulla kohtuprotsess. Kui ta tunnistab end süüdi, kas see võib juhtuda juba täna? Ma ei tea, kas see võib täna juhtuda, aga ta võib end süüdi tunnistada. Ja kui ta seda teeks, siis liiguks ta üsna kiiresti edasi karistuse määramiseni. Okei, ma lähen natuke ette, sest siin on palju, millest rääkida. Räägime tegelikust kuriteost või väidetavast kuriteost, sest teda pole veel süüdi mõistetud. See juhtus vist veebruaris. Kogu see vandenõu nende kahe printsessi röövimiseks ja võib-olla neile kahju tegemiseks toimus veebruaris. See tuli avalikkuse ette alles hiljem. Me räägime sellest nüüd mai alguses. Ma usun, et see tuli päevavalgele alles aprilli lõpus. Miks sa arvad, et oli selline ajavahe tema arreteerimise, väidetava vandenõu ja praeguse avaliku arutelu vahel? Jah, see üllatas ka mind. Ta on ilmselt olnud vanglas juba veebruarist saadik. Ta arreteeriti veebruaris ja pandi siis vangi. See on ilmselt kombinatsioon tema privaatsuse kaitsmisest, aga ka juhtumi vaikuses ja saladuses hoidmisest uurimise ajal. Ja võib-olla on neil veel muid jälgi, mida nad tahtsid enne uurida, kui nad annavad kellelegi teisele, kes võiks olla seotud, märku sellest, et ta on arreteeritud. Olgu, see on huvitav tähelepanek, sest tegemist on ju tuntud perekonnaga. Nad on Hollandi kuninglik perekond. Ma olen kindel, et sealsed tippuurijad hakkavad seda väga põhjalikult uurima. Me ei tea täpselt, millal see veebruaris juhtus, aga oletame näiteks, et see juhtus 2. veebruaril. Nii et meil on terve veebruar, terve märts ja peaaegu kogu aprill selle uurimise jaoks, enne kui avalikkus üldse midagi sellest teada saab. Kas sa arvad, et see annab eelise detektiividele või prokuröridele, kes kogu seda infot läbi töötavad? Jah, kindlasti annab. Kui oleks veel teisi inimesi, kes võivad olla seotud, siis sa ei taha neile märku anda, et uurijad saavad sellelt süüdistatavalt infot. Ta võib ülekuulamistel rääkida
ja võib-olla annab neile infot teiste kohta, kes võivad olla seotud. Võib-olla sellepärast nad hoidsidki seda saladuses. Nad võisid seda ka saladuses hoida kuningliku perekonna sihitud võimalike ohvrite privaatsuse huvides. Olgu, räägime sellest, sest ma tean, kuidas see Ameerika Ühendriikides käib. Loomulikult loetakse sulle Miranda õigused ette, siis öeldakse, et sul on õigus advokaadile või õigus vaikida. Me kõik teame seda osa. Mõned inimesed siin Ameerikas ütlevad, et nad jäävad vait ja ootavad advokaati. Mõned räägivad. Ja sellepärast ongi meil siin Law and Crime'i kanal, mis räägib ülekuulamistest, sest inimesed räägivad mõnikord. Kuidas see sealpool käib? Ma mõtlen, kas nad üritaksid sellele inimesele küsimusi esitada? Nad üritaksid küll ja see on inkvisitsiooniline süsteem, kriminaalõiguse süsteem. Nad panevad suurt rõhku tunnistustele, aga ma ei usu, et ta peab rääkima. Tal võib olla võimalik, ma mõtlen, tal võib olla õigus mitte ennast süüstada. Ja seega me veel ei tea, kas ta räägib või mitte, nii oma motiividest kui ka käitumisest, mis selle kuriteoni viis, ning samuti, kas ta räägib teistest, kes võisid olla seotud. Jah, mul on nii palju küsimusi nende asjade kohta, millele sa siin viitasid. Motiiv, number 1 minu jaoks. Ma arvan, et see on loogiline, sest tegemist on väga tuntud juhtumiga. Tead küll, 2 õde. Ilmselgelt on üks neist troonipärija. Nii et järgmine järjekorras, temast saab kuninganna, vanem õde. Ja siis teine õde, kes on 3 keskmine, tema oleks samuti teine järjekorras. Ma arvan, et see on päris huvitav. Aga mis on nende inimeste ründamise motiiv? Ma mõtlen, kas prokurörid peavad tõestama motiivi? Hollandis ei pea motiivi tõestama. Sa pead lihtsalt tõestama tahtlust, et inimene kavatses kuriteo toime panna. Aga sa ei pea teadma ega seletama mõistlikku alust või põhjust, miks nad tahtsid kuritegu toime panna. Kuigi motiiv võib olla osa karistuse määramisest ja mängida rolli selles, kui kohtunikud hindavad, millise karistuse kellelegi määrata, kui ta on süüdi mõistetud. Motiiv minu jaoks jah, sest siin Ameerika Ühendriikides on samuti nii, et meil ei ole vaja motiivi süüdistuse, süüdimõistmise või millegi muu jaoks. Aga see on abiks, vähemalt mulle kui reporterile, kui ma uurin, miks see inimene väidetavalt kuriteo toime pani. Ma olen kindel, et ka vandekohus tahab teada motiivi. Aga üks asi, millest sina ja mina, mulle tundub, et me alati räägime, on kavatsus, see mens rea. Ja ma mõtlen, kas prokurörid arvavad, et neil on piisavalt tõendeid, sest me pole sellest veel rääkinudki. Fakt, et nende tüdrukute juurest leiti need kirved. Vähemalt ühe tüdruku nimi oli justkui kirve sisse kraabitud. Lisaks sellele olid seal mingid paberid, märkmed või midagi sellist, millel olid tüdrukute nimed peal. Ja ma kogu aeg ütlen tüdrukud, aga peaksin ütlema naised, sest nad on üle 18-aastased. Nende naiste nimed olid üles kirjutatud. Ja lisaks sellele oli seal sõna veresaun. Ma mõtlen, okei, mis sa arvad, kas see tõestab kavatsust? Meil ei ole ka palju infot selle märkme kohta, mille nad leidsid. Ma olen ainult näinud, et mõlema printsessi nimed olid märkmes kirjas ja kasutatud oli sõna veresaun. Aga selle hindamiseks oleks kasulik teada, mida ta veel sellesse märkmesse kirjutas. Ja me teame ka, et ühe printsessi, kroonprintsessi nimi oli kostja poolt ühele kirvele graveeritud. Samuti oli ühel kirvel mingi pronatsistlik tekst. See viitab millelegi motivatsiooni kohta. Võib-olla sellele, et tegemist oli vihakuriteoga või et see oli keegi, kes on neonats ja osaleb paremäärmuslikus poliitilises vägivallas. Olgu, natside seotus kogu selle looga ei olnud midagi, mida ma tingimata ootasin, sest sageli räägime selles saates hoopis inimröövidest. Me räägime mõrvakatsetest, me räägime väga erinevatest asjadest. Ma ei näe sageli, et natside propaganda esile kerkiks. See oli minu jaoks nagu, okei, punane lipp, me peame sellele keskenduma. Mis siin toimub? Ma tean, et Ameerika Ühendriikides võtame me seda kõike tõsiselt. Kas teil on seal samamoodi? Kui kuskil kõlab mingi natside loosung või see väidetav propagandafraas, mida nad kasutavad, kas seda võetakse seal tõsiselt? Ma arvan küll. Ma usun, et Hollandis on olemas vihakuritegudele vastav seadus. Nii et see võiks olla trend selle kohta, et tegemist võib olla vihakuriteoga. Ja võib-olla esitatakse süüdistatavale vihakuriteos süüdistus. Ja see võib-olla viitab ka sellele, et ta ei tegutse üksi või vähemalt on tal kaasosalisi või kolleege, kes kuuluvad mingisse gruppi,
mis tegeleb neonatsliku ideoloogia levitamisega. nii et see võibki olla see, mida nad üritavad uurida. Kas on olemas mingi suurem grupp, mis võib samuti vägivallaga tegeleda? Ja ma pean tõesti imestama, sest kui me kuuleme neonatsidest siin Ameerika Ühendriikides või kus iganes, siis sageli on need inimesed, kes kukuvad nii-öelda küülikuauku, kus nad on YouTube'is ja nad kuidagi hakkavad neid videoid nägema ja siis näevad nad seda Facebookis ja TikTokis ja igal pool mujal. Nii et mõnikord annab inimese internetiotsingu ajalugu meile tõesti aimu tema mõtetest või sellest, mida ta mõtleb tema poliitilistest vaadetest siin. Ilmselgelt, kui see inimene on neonats või peab neist veendumustest väga tugevalt kinni, siis ma arvan, ütleme nii, kas uurijad tahaksid siis vaadata selle mehe telefoni, tema interneti ajalugu, tema päevikuid, kui tal midagi sellist on, et saada aimu tema mõttemaailmast? Jah, kindlasti. Ma olen kindel, et politsei ja uurijad otsivad kõike seda läbi. Jällegi, et proovida aru saada, kas neil on siin suurem probleem. Kas on veel teisi sarnaselt mõtlejaid, kes võiksid samuti vägivallaga tegeleda? Või oli ta üksinda tegutseja? Mis oli tema motiiv? Mida ta tegi selle kuriteo planeerimiseks? Kui palju planeerimist selle taga oli? Sest see on samuti oluline selle tõestamiseks, et tal oli tahtlus. Ja sa tõid selles kõiges välja midagi tõeliselt olulist. Sa ütlesid, et okei, meil on need märkmed. Seal on printsesside nimed ja sõna veresaun, aga see ongi kõik, mida me teame. Ma mõtlen, sul on õigus. Ma uurisin seda lugu. Ma nägin mitmeid allikaid. See ongi tõesti kõik, mida me teame. Ja see ongi nagu selle juhtumi teema, et Holland on üsna kidakeelne. Me ei tea isegi kahtlusaluse nime, aga see tekitabki küsimuse, kuidas see mees avastati. Me ei tea isegi seda. Me ei tea tema arreteerimise kuupäeva. Me ei tea, kas keegi andis temast teada. Nagu sa mainisid, võib olla potentsiaalne kaasosaline või keegi, kes on selles kõigest seotud. Kuidas see mees arreteeriti või avastati ja kas see muudab midagi? Näiteks, kui ta ise astus välja ja ütles, et tal oli vaimse tervise kokkuvarisemine, ta on väga närvis, läks politsei juurde ja andis end üles. Kas see on oluline välja tuua võrreldes näiteks sellega, kui üks tema sõpradest ütleb, et kuule, ma arvan, et see mees kavatseb midagi halba teha. Ma annan temast teada 2 printsessi turvalisuse nimel. Ma mõtlen, kas see kõik loeb midagi? Muidugi, kui see on esimene variant, siis see ei kõla nii. Aga kui see on esimene variant. Ja ta andis end ise üles. Ma arvan, et see saab olema tema kasuks, võib-olla kergema karistuse saamiseks, võib-olla näitab see, et tal oli kahetsus või ta mõistis, et oli vaimse pinge ja surve all ning mõtles teha midagi ebaseaduslikku, aga siis andis end ise üles. Aga tõenäolisemalt ei kavatsenud ta end ise üles anda ja ta tabati mingil hetkel selle kuriteo käigus. Kas planeerimise faasis või siis, kui ta oli kuritegu peaaegu ellu viimas. Me ei tea, kas keegi andis ta üles või peatas politseida ning muutus tema suhtes kahtlustavaks, otsis ta läbi ja leidis selle kirja ning need relvad. Sul on õigus. Me pole ka kumbagi pidi kuulnud, mis täpselt juhtus, aga ma kaldun sinuga nõustuma. Ma arvan, et kui tegemist oleks olnud vaimse tervise kriisiga, oleks see siin pealkirjadesse jõudnud. Tead, see inimene on nüüd psühhiaatrilisel ravil või midagi sellist, sest mõnikord sellised asjad juhtuvadki. Me pole midagi sellist kuulnud. Võib-olla oli see kahtlusalune tõesti väga lähedal selle kurja salakavala plaani elluviimisele. Ja see viid mind ka ühe teise küsimuseni, sest need on avalikkuse ees olevad inimesed. Nad on avaliku elu tegelased. Ma mõtlen, kui ma täna nende fotosid otsisin, siis on olemas fotod neist 2 juba lapsepõlvest. Beebina, tead küll, fotod esimese ja teise printsessi sünni väljakuulutamisest. Me oleme neid jälginud kogu nende elu. Kas on võimalik, et see kahtlusalune tundis, nagu ta tunneks neid, isegi kui ta tegelikult ei tundnud? Jälgis neid sotsiaalmeedias, nägi neid uudistes või kus iganes ja happas arvama, et tal on nendega tegelik suhe. Kas see on üldse võimalik? Jah, see on võimalik. On võimalik, et ta jälitas neid. On võimalik, et tal on vaimseid probleeme ja ta kujutas endale kuidagi ette, et tal on nendega suhe. Aga ma arvan ka, et on võimalik, et ta sihtis neid. Sihtis neid sellepärast, et neid sihtides sihib ta riiki, Hollandi valitsust. Ja ta on arvatakse, et ta on anarhist ja neonats. Ja nii see oligi. Ja nad võisid olla, ta võis neid näha haavatavate, kättesaadavate sihtmärkidena. Sest mõnikord nad liiguvad ringi, kuigi varasemate ähvarduste tõttu nende elule nad seda ei tee. Nad ei ole avalikkuse ees nii palju, kui nad muidu oleksid. Ma tean,
ma tegin täna uurimistööd ja mul hakkas neist natuke kahju. Ma mõtlen, et ma teadsin, et mingis mõttes on neil ilmselgelt privilegeeritud elu. Nad saavad maailma näha ja elada palees, ma arvan. Aga üks vanematest õdedest, ma mõtlen, ta pidi sõna otseses mõttes ülikooli vahetama, sest ta kartis, ta oli mures. Tema füüsilisele turvalisusele on ka varem ohtusid olnud ja see on hirmutav. Me kõik peaksime saama minna õue, jalutada oma koeraga, minna ülikooli sinna, kuhu tahame. Ma mõtlen, see kõik on lihtsalt väga raske kuulda. Ja ma arvan, et see viibki mu järgmise küsimuseni selle kõige kohta. Nii et taas, Holland on väga kidakeelne. Me ei tea isegi, milliste süüdistustega ta silmitsi seisab. Ja ma lihtsalt mõtlen, mida sa arvad, millega ta võiks silmitsi seista? Kas see võiks olla mõrvakatse? Kas see on midagi nii rasket? Sest tal olid relvad, vähemalt nende raportite järgi, mida oleme näinud. Tal olid need 2 relva kaasas. Me teame seda märget, kus oli kirjas veresaun. Ma tean, et sa oled varem maininud vihakuritegu. Milliseid süüdistusi sa arvad, et talle võidakse esitada? Jah, see oleks mõrvakatse, kallale tungikatse, see oleks üks kategooria. Võib-olla ka terrorismi süüdistusi. Kui ta sihtis riiki poliitilistel eesmärkidel, võiks seda pidada terrorismiks. Ja lisaks võivad tulla ka vihakuriteod. Ma arvan, et need on 3 kuritegude kategooriat. ja täpsed kuriteod määratakse kindlaks vastavalt Hollandi karistusseadustikule või kriminaalkoodeksile, mis on koodeksipõhine ehk kontinentaalne õigussüsteem. Midagi muud, mida sa mainisid ja mis oli selle kõige juures huvitav, on see, et Hollandis on nende mõtteviis rohkem rehabilitatsioonile suunatud, mitte samamoodi nagu Ameerika Ühendriikides. Ja varasemate juhtumite puhul, millest ma sinuga rääkinud olen, David, on neil erinevad, ma arvan, sätted selle kohta, kui kauaks inimene vangistatakse. Näiteks, kui keegi sooritab mõrva siin Ameerika Ühendriikides, on võimalik, et ta veedab kogu oma ülejäänud elu vanglas. Teistes kohtades, millest ma sinuga rääkinud olen, võivad nad saada tingimisi vabastuse näiteks 20 aasta pärast või midagi sellist. Mis puudutab seda meest, siis kui ta mõistetakse süüdi, sest praegu ei ole teda veel süüdi mõistetud, seda pole juhtunud. Praegu on ta süütu. Aga oletame, et ta mõistetakse süüdi. Millist karistust sa arvad, et talle määratakse? Kui ta mõistetakse süüdi, siis see sõltub sellest, millistes kuritegudes teda süüdistatakse. Ilmselgelt võivad sellised kuriteod nagu mõrvakatse, kallale tungikatse või terrorism kaasa tuua üsna karmid karistused. Aga jällegi, Holland on märkimisväärne, sest neil on kogu Euroopa madalaim vangistamismäär. Seega on kalduvus piirata süüdimõistetud kurjategijate vangistuse kestust ja anda neile võimalus rehabiliteeruda. Nad pannakse rehabilitatsiooniprogrammidesse. Nii et me ei tea täpselt, millest teda süüdistatakse. Seetõttu on praegu raske öelda, kui pikk karistus saab olema. Me ei tea ka, kas ta võib proovida väita, et ta on vaimse seisundi tõttu süüdimatu, mis on põhimõtteliselt kaitse Hollandi süsteemis. Kui ta väidab, et ta ei teadnud, mida ta teeb vaimsete probleemide tõttu, siis see võib viia selleni, et teda tunnistatakse süüdimatuks, kuid tõenäoliselt peab ta siiski läbima meditsiinilist ja psühhiaatrilist ravi. Võib-olla paigutatakse ta kohustuslikku programmi, kuni leitakse, et ta on piisavalt terve, et olla ohutu. Nii et sellel võib olla palju erinevaid arenguid, kuid võid kindel olla, et sellele pööratakse palju tähelepanu, arvestades, kes olid sihtmärgid. Oh jah, ja ma loodan ka, sest ükski inimene ei peaks tundma, et ta mingil hetkel oma elus ohus, tead, kui ta kodust lahkub. Meid naised peaksid saama seda vabalt teha ja nagu sa ütlesid, oleme me alles alguses. Me ei tea isegi veel, millest teda süüdistatakse. Ta ilmub täna kohtusse. See on üks neist juhtumitest, mille juurde peame kindlasti tagasi tulema ja seda jälgima. Aitäh, David Tefuri, et tulid saatesse ja aitasid lahti seletada seda, mida me praegu teame. Aitäh! Ja sellega lõpetame tänase skandaali osa. Kui sulle meeldis see, mida nägid ja tahad rohkem näha või minuga sotsiaalmeedias ühendust võtta, siis leiad mind näiteks Instagramist nime all Sierra Gillespie. Aitäh, et vaatasid tänast skandaali osa. Nagu alati, olen teie saatejuht Sierra Gillespie ja kohtume juba järgmisel korral.